nüüd proovime kooki. Jaa, vaatame, pealt on ta krõbedam, seest on ta veel praegu natukene pehmem. Aga ta on ka meil, ütleme ausalt, ta on alles ahjust tulnud ja soe. Tegelikult 10 tundi peaks ta seisma külmikus. Ja sealt ta angub niimoodi ära, et praegu on selline tunne, et ta on natukene nagu pehme või isegi toores seest. Tegelikkuses ütleme nii, et see õige konsistents saab ikka peale seda, kui hoitakse, aga lihtsalt ütleme nii, et siis me peaks homme tulema uuele võttele, et teile siis anda siis uuesti näidata, kuidas see kook täiuslik on. No praegu on pool tundi 200 kraadi juures olnud ta ahjus. Iga kook, kui ta välja tuleb, on ta pehme. Mul on siin natukene tegelikult juba seisnud ja siin on ikka siuke mõnus tugev konsistents, et see apelsin vist sobib siia päris hästi, mul on tunne. See apelsin sobib ja tegelikult, nagu öeldagi, klassikaline browni ka sinna juurde käib kas vaniljajäätis või midagi seesugust, et siin on ka hea võimalus tegelikult igal ühel endal juurde mõelda, kas ta tahab hapukamat siia juurde, ta ei ole kusjuures väga magus, ta on pigem natukene kakao annab siia pigem nagu proovi apelsiniga, täitsa see apelsin tuli siia sellepärast, et me lihtsalt mõtlesime, et ta võiks siia sobida, aga päriselt sobib ka väga hästi. Šokolaaditükke võib-olla siukseid väikseid pärlikesi. Ma paneksin siia juurde, et oleks seda šokolaadi siukest katet, aga või vanilja mingi kreem oleks ka siia hea mõelda. Või vaniljakreem, jah. Aga mis on kihvt on see, et meil on siuke baasretsept siin tehtud ja siia peale saab siis hakata ehitama kõike põnevaid võimalusi. Aga huvitav on jah, kui küsida keegi või pakkuda, et siin on nagu ube kasutatud, ütleme ausalt, ei saa aru küll. Just ei saa aru. Isegi banaani, me panime ühe banaani, ma ei tunne banaani. Mida ma tunnen on selline, ma tunnen šokolaadi ja maapähkli võid. Ka makrotoitanite sisaldus, rohkem valke, vähem suhkruid on siin sees esindatud, nii et ja rasvades siis tegelikult ju ka pähklid ja kookosõli, mis nagu selgelt, ütleme nii, teevad silmad ette, ütleme taluvõile, piltlikult öeldes. Nii et selline hea ja lihtne teha ka, kui vaadata, et ütleme see ainukene ootamise aeg on tegelikult see, mis ta ahjus on ja kui nüüd tahta, ütleme siis teha niimoodi, et ta oleks ideaalis, siis tegelikult ta teete päev enne valmis, enne kui külalised tulevad nagu. Ja siis ta on külmikus teil ja lauale panna. Aga kokku segamine oli küll ja põhimõtteliselt asjad blendrisse ja kogu lugu nagu, et ma ei tea, kergemini vist ei annagi mingit asja nagu teha. Ülilihtne, mõnus pühapäevane browni. Kas see on siis su esimene taimne kook, mis sa oled teinud või? Kui nüüd vaadata koostisosi, siis jah, et kui kõik taimsed koostisosad, ma arvan küll jah, et see oli esimene kook. Kus ei ole isegi, ütleme, muna kasutatud, mida ju tegelikult isegi, kui sa ei pane sinna midagi muud juurde, siis muna ei muuda, ütleme, rikub nii-öelda selle taimetoidu nii-öelda selle pildi ära, et see oli tõesti ja kusjuures ma ütlen, et ega absoluutselt maitsest küll ei saa aru, et see erineks nüüd sellest, kui oleks siin kasutatud mõnda loomse komponenti nagu sees. Tulemus on ime maitsev. Ela hästi saate retsepte näete Facebookist Ela hästi TTV. Meie ütleme teile head isu ja ela hästi. Järgmine saade on eetris uuesti nädala pärast. Kõike head!